Sellest enam tükk aega rääkinud, aga ma arvan, et pärast seda, mis Mati Murumaa siin jagas Karl Reitsist ja üldse Eestimaa saatusest ja sellest, et inimesed ei taha tihti kuulda selliseid tõsiseid sõnumeid, et nad tahavad kuulda seda, et meil on kõik hästi, et elu on lill ja kõik on tore. Aga miks me tahame selliseid ilusaid asju kuulda alati? Sellepärast, et meie liha tahab seda. Me peame mõistma, et see on meie liha, kes tahab mugavust, ta tahab olla oma mugavuse tsoonis. Ta ei taha leppida sellega, et mingid asjad võiksid ühel hetkel, mida me oleme harjunud pidama selliseks toredaks, turvaliseks eluks, et need võivad ühel hetkel ära lõppeda. Ja siis, kui keegi tuleb ja räägib, sul on omad unistused ja keegi hakkab rääkima hoopis midagi muud, siis see tundubki, et ma ei taha seda kuulda. Ja mina ka ei tahtnud kuulda 95. aastal ühe Jumala külastuse ajal, ma olen seda lugu rääkinud mitmeid kordi, aga ma usun, et see sobib siia nagu kinnituseks ja tunnistuseks just selle eelmise kõneleja juurde, mida siis Jumal näitas, mida Jeesus mulle näitas 95. aastal, kui ma olin ühe teise naisterahvaga koos olnud osaduses ja oli hästi tugev Jumala külastuse aeg. Nii tugev, et me ei suutnud isegi rääkida mitu tundi omavahel pärast seda, kui ta oli nagu tulnud. Ja järsku ma näen nägemuse. Ma ei hakka sellest külastuse ajast praegu rääkima. Ma räägin sellest, mida ma nägin. Ma olen sellest ennem ka tunnistanud, aga ma arvan, et on siin kindlasti inimesi, kes ei ole seda kuulnud. Ja ma nägin nägemuse. Ma nägin väga-väga selge nägemuse palve ajal. Ja ma näen, et ma olen kuskil seal Hirvepargi kandis. No ma usun, et enamus inimesi teab võib-olla, kus on Hirvepark. Kes ei tea, see on kesklinnas Toompea nii-öelda Nõlvakul või Alamil. Ja ma vaatasin Pika Hermanni torni poole. Seisin seal ja vaatasin ja nägin, kuidas sinimustvalge nagu tõmmati alla sealt ja punane Vene lipp tõmmati uuesti sinna asemele. Ja kes me oleme natukene vanemad ja oleme Nõukogude ajal üles kasvanud, me mäletame väga hästi, milline oli Nõukogude Eesti lipp. Et see ei olnud enam Nõukogude Eesti lipp, vaid see oli täiesti punane lipp, nii nagu oli tollel ajal kommunistliku Venemaa lipp. Ja mina vaatan seda lippu, arvestage, et aasta oli 95. Just 4 aastat tagasi tegelikult me olime taas iseseisvunud. Just oli lehvitatud Vene sõjaväele, kes siit minema marssis, eks ole. Just oli teada, et varsti me võib-olla liigume NATO poole ja sealt edasi võib-olla isegi tulevad mingid paremad uudised Euroopa Liidu näol, mida siis usuti, et see on kindlasti hästi tore. Ja see oli see aeg, kus me olime just saanud vabaks ja kõik tundus, et nüüd hakkab minema lõpuks hästi. Ja vaata sellel ajal, kui sina tunned, et kõik hakkab minema lõpuks hästi, sa kindlasti ei taha kuulda seda juttu, et punane lipp tuleb nagu uuesti tagasi. See on kõige ebapopulaarsem sõnum üldse, mida sa võid nagu tahta üldse kuulda. Ja kui mina seda nägin, siis mina ka ei tahtnud seda kuulda. Ma olin ju ka ikkagi suhteliselt noorem inimene 30 aastat tagasi ja mul olid ka oma unistused ja plaanid ja kõik nagu meil kõigil on. Ja järsku ma vaatan, et kõik algab otsast peale. Ja siis ma küsisin Jumala käest, et mida see nüüd peab tähendama siis? Sa räägid, et ärkame tuleb, ma olin just ka piiblikooli õpilane, õppisin seal ja kõik, et varsti kõik imed tunnustajad sünnivad ja haiglad on tühjaks valvetatud, ühtegi haiget inimest kuskil pole. Et selline usu vaim oli meie peal ja nüüd järsku punane lipp on seal. Ja Jeesus vastas mulle, ütles ärkame tuleb Eestimaale. Aga sa ei tea, mis on selle hind. Ja siis ma nagu saingi aru, et Jumala parim ei ole kindlasti see, kui rahvad lähevad rasketest olukordadest läbi või sõdadest või mingitest suurtest kriisidest. See pole kindlasti Jumala parim. Aga kui inimsüda on nii kange, ta on nii paadunud, ta on nii mugavusega harjunud, ta on nii lihameeles ja mis veel kõige hullem, ta hakkab lausa nii-öelda perverssuse just nimelt sisse laskma, sunnib sind pidama perverssusi normaalseks.
See on minu arust nagu kõige hullem asi üldse, kui hakatakse inimestele suruma peale midagi, mida sa tunned, et see on väga vale ja jumala sõna vastu ja siis hakatakse nagu sind pilkama ja õiendama, et kuidas sa siis nüüd teistmoodi mõtled. Sa pead ka nii mõtlema, nagu meie tahame, et sa mõtled, eks. Nii et Karl Reitsi ajal oli, ma arvan, sarnane aeg, kus tegelikult olid prioriteedid ja fookused olid hoopis kuskil mujal ja keegi ei tahtnud tegelikult alanduda enam nii palju jumala ees ja meelt parandada ja sügavalt nagu jumala sõna järgi oma elu seada. Et selles mõttes nagu ei ole praegu mitte midagi muutunud siin väikse all, nagu me näeme. Inimesed on läinud kaugele, nende südamed on läinud külmaks, nad ei taha selles mõttes kuulda tihti peale, eks ole, Jumala nii-öelda sõnumeid. Ja see on nagu see, et me ei taha kuulda tihtipeale just nimelt selliseid sõnumeid. Et paranda meelt, muidu see vabadus võib-olla võetakse su käest ära, eks ole. Et see ongi nagu see kõige hullem asi üldse. Nii et sellised mõtted mul nagu tekkisid, et tahaks ka jagada nagu seda, et tõepoolest ta tegelikult näitas 95. aastal ja ta on väga paljudele inimestele andnud viimasel ajal just hoiatusi. Et tegelikult on Eestimaa kaalukaussidel, kui ta meelt ei paranda. Meie ei tea, mis juhtub siis, kui Eestimaa meelt parandab. See ei tähenda alati, et kõik peab kohe juhtuma. Me näeme piiblist, et Jumal on pikendanud armuaega. Ta on andnud tervetele põlvkondadele lükanud edasi oma kohtumõistmise, kui on meelt parandatud, eks ole. Ta on andnud seda. Aga küsimus ongi see, et kas me oleme valmis kõik panema altari peale ja hüüdma tema poole, et tõesti Eestimaa võiks tulla meeleparandusele ja usule. Et ma vist olen seda rääkinud ka, aga kunagi, kui ma see oli vist 90, ka võib-olla 6. aastal, istusin ja sõin parasjagu ja huvitav, et Jumal kõnetab alati just siis, kui sinu jaoks on nagu ebasobiv hetk, et mitte siis, kui sa põlvedel oled ja tahad üles kirjutada, siis ei ole kunagi eriti rääkinud. Aga kui sa riigid pesu või käid kuskil poes, siis järsku räägib, ei saa üles ka kirjutada kohe. Õnneks mõned asjad jäävad meelde. Ja see, mida ta siis nagu küsis mu käest ja küsis, et kas sa tahad olla minu sõjaväes. Ja ma ütlesin, muidugi ma tahan. Et mis ma tegema pean selleks? Ja siis ta ütleski, et anna ära oma elu nende inimeste eest. Et need inimesed saaksid tulla. See ei tähenda seda, et ma pean ära surema nende inimeste pärast, aga sa annad ära oma aja, sa annad ära võib-olla oma raha, sa annad ära midagi endast, et teenida tegelikult inimesi ja see on nagu üleskutse meile kõigile. Et see ongi nagu see, et sa paned nagu kõige olulisemaks selle, mis on tema südames. Mina ei räägi täna pikalt nagu tavaliselt. Ma võtan ainult 2 kirja kohta, mis mul olid nagu südames ja see läheb tegelikult vägagi kokku sellega, mis me oleme siin juba rääkinud ja kuulnud. Johannes evangeelium 15 peatükk ja ma loeksin 4. salmist alates. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge. Nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle, põletatakse ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Teine kirja koht on veel, ma räägin kõigepealt esimese väikseks selliseks mõttekohaks. Et ma ei tea, kas te teate, et viinapuu, tõeline viinapuu, et ta kannaks head saaki, et ta kannaks head vilja, peab olema tüve küljes. Et kui seal hakkab kasvama mingi teine oks kuskilt, teise oksa külge, siis ta kanna vilja enam. Ta läheb metsikuks, ta ei too esile seda õiget sorti, millest tehakse veini või siis mahla, eks ole. Et ta peab olema, kõik need oksad, mis kannavad vilja, peavad olema selle peatüve küljes. Et need, mis on teiste okste küljes, need tegelikult ei ole enam üldse sellised viljakandvad oksad. Ja sellepärast nad murtaksegi ära, et need peaoksad saaksid jõudsalt edasi kasvada. Kunagi keegi, see ei ole minu enda mõte, keegi kunagi, kes on neid
Iisraeli teemasid väga palju uurinud, siis nagu jagas seda, et see ei ole lihtsalt, et mina olen viinapuu ja oksad, nagu Jeesus ütleb, vaid see tähendabki seda, et sa hakkad vilja kandma ainult siis, kui sina oled tema küljes isiklikult. Kui sinu usk on rajatud kellegi teise usule, kui sinu usk on rajatud kellegi teise õpetusele, kui ta haakub kuskilt, sa oled kuskilt midagi kuulnud, sa hakkad järgima kellegi teise inimese lihtsalt õpetust, see ei kanna vilja. Sellepärast, et sa pead olema temaga isiklikult osaduses. On asju, mida sa saad õppida. Väga tore on, kui on piiblikoolid ja seminarid ja kõik asjad. Me peame Jumala sõna tundma, me peame Jumala sõna õppima, me peame üksteist üles ehitama ja julgustama, aga on asju, mida sa mitte kunagi õppida ei saa. Need tulevad ainult esile, kui sina oled viinapooks tema küljes, isiklikult läbi püha vaimu. Sa ei saa mitte mingisugust vilja ise oma mingisuguse tahtmisega esile tuua. Näiteks sa ei saa profeteerimist õppida. Sa ei saa evangeeliumi kuulutamist õppida. See tuleb su seest esile, kui sa oled temaga kohtunud, kui sa oled tema südamest aru saanud, kui sa tunned, mida tema tunneb. Kui sul on olnud Jeesuse külastusaeg, kui sa oled olnud põlvili tema ees, kui sa oled kogenud, kes ta tegelikult on, siis hakkab see tulema ühel hetkel sinu seest esile ilma pingutamata. Sa ei pea üldse ponnistama, sa ei pea mõtlema selle peale. See lihtsalt tuleb su seest esile. Sul tekib üks valu inimeste pärast. Sa hakkad tundma, et inimesed on kallid Jumalale, sa armastad neid läbi Jeesuse silmade, sa armastad oma ligimest isegi seda, kes sinu vastu halb on. Sa armastad teda läbi Jeesuse silmade, sest sa näed teda ristile. Sa ei näe seda valu, mis tema sulle on teinud. Sa näed ainult seda, kes ta tegelikult on seal ristil, kes on surnud selle inimese eest. Ja see tuleb esile ainult siis, kui sa oled tema küljes kinni isiklikult läbi püha vaimu. Kui sa võtad aega, et minna ja õppida tema südant tundma, et tema puudutaks sind ja sina puudutaksid, haaraksid kinni temast. Seda tähendab see kirjakoht tegelikult. Et ära ole teiste okste küljes, ära järgi kellegi teise õpetust, ära ole see, kes ütleb, et Paulust ma tunnen, aga kes sina oled. Et ära ole see. See ei toimi. See toimib ainult siis, kui sa oled temaga koos. Ja kuidas sa oled temaga koos? Absoluutselt see on antud meile kõigile. Uks on lahti. Tema ütles, et mina olen teie elu. Igaüks võib tulla tema juurde, igaüks võib olla temaga osaduses. Ja kui tema sind puudutab, see ei ole mitte kunagi endine. Ja tema on see, kes hakkab tooma esile vilja sinu seest. Ma rääkisin teile kunagi, mul oli aastaid tagasi, oli põhipalve, oli see, et palun puhasta mind, muuda mind, et ma natukenegi saaks vilja kanda, sellepärast, et ma sain kohe aru, mina ei suuda mingit vilja ise tuua esile enda seest. Mina olen lihtsalt üks ka auklik või kuidas see oli siin, vananev ja kortsus auklik naisterahvas, eks ole, et mina ei saa mitte midagi ise tuua esile enda seest. Aga kui sa oled temaga ühenduses, siis hakkab välja pressima. See hakkab välja pressima, kõigepealt on seeme, siis hakkab idanema, siis hakkab kasvama ja ühel hetkel hakkavad viljad tulema esile. Ja see vili on, mis asi, mis vilja tegelikult Jeesus ootab? See, et tema kuningriik saaks avalikuks, et inimesed võiksid sisse minna ja mitte kunagi hävineda, et inimesed saaksid igavese elu. See on kõige tähtsam asi üldse Jeesusele. Et inimesed parandaksid meelt, et tuleksid tema juurde. Ja sellepärast ta ütleb, mina olen see viinapuu. Ära otsi kuskilt, ära jookse kogu aeg, ära proovi mingisuguseid teisi oksi. Tule tema juurde. Tema juurde, sest tema on ainukene, kes saab tuua vilja esile sinu sees. Ja teine kirjakoht on siis esimese katteks on apostlite teod. 3. peatükk ja ma loen ette teisest salmist alates. Ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna. Ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks, ande paluma pühakojas käijalt. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi, siis Peetrus ühes Johannesega vaatas tema otsa ning ütles, vaata meie poole. Tema jäi teraselt neile otsa vaatama oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse Natsaretase nimel tõuse üles ja kõnni. Ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maid sai ta jalapöiad ja luuveksed tugevaks. Ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites.
Nüüd see rõhuasetus, mis ma selle kirja kohaga tahan esile tuua, on see, et Peetrus läks mööda sellest inimesest ja inimene ootas, et ta saab tegelikult raha või midagi, mingid anded ootas, eks ole. Ta oli harjunud seal kerjama. Peetrus ütles talle, mida mul on, seda ma annan sulle. Peetrus teadis, mis tal on. Ta teadis, mis tal on. Sa ei saa anda teisele inimesele mitte kunagi seda, mida sul ei ole ja mis on kellelgi teisel. Sa ei saa anda inimesele seda, mis on kellelgi teisel. Sa saad anda seda, mis on sinul. Ja tema teadis täpselt, mis on temal. Ma olen väga mitmetahuliselt vaadanud seda kirja kohta juba mitmeid aegu ja mõelnud. Peetrus kordagi, ma väga loodan, et te saate ilmutuse sellest kirjakohast. Peetrus kordagi ei mõelnud, et siin on mingi mees nüüd siin jalutu praegu. Et äkki ta mingi pattu teinud, et sihukese olukorras on. Äkki jumal tahab õpetada teda. Kas ta üldse käib kuskil koguduses ka või? Maksab ta 10 kuskile või? Kes ta on selline üldse? Ta ei mõelnud sellist asja. Võib-olla jumal tahab karistada või õpetada kuidagi. Ta teadis täpselt 1 sekundiga, mis on jumal tahe selle inimese jaoks. Ta ei vaadanud, kindlasti see inimene oli pattu teinud, me kõik oleme pattu teinud. Kindlasti see inimene polnud täiuslikke. Kindlasti see inimene isegi ei oodanud, et jumal teda puudutaks. Ta tahtis hoopis saada mingit süüa või ande või kulda või hõbedat või mis iganes seal kulda vaevalt, et ante, eks ole. Aga ta tahtis mingit ande saada. Ta isegi ei oodanud jumala külastust. Aga tegelikult, mis asi see on? Tema teadis täpselt, mis on tema sees, mis on temal anda inimestele. Ta saab anda jumalat, kes puudutab inimest niimoodi, et see hüppas püsti ja hakkas käima, ime juhtus tema elus. See saab ainult juhtuda siis, kui sa oled jumala püha vaimu täis ja sa oled Jeesusega ühenduses. Sa oled temaga kohtunud ja aru saanud, mida ta tegelikult tahab. Meie sees on väga palju tihtipeale kahtlusi ja me mõtleme, et ma ei tea, kas jumal seda inimest ikka tahab tervendada või kas ta mind tahab tervendada. Ma kunagi palusin jumalalt midagi, mida ma ei saanud. Palusin ikka edasi ja siis juba hakkasin kibestama vaikselt, ikka palusin, mitte midagi saanud. Ja siis lõpus küsisin jumal, et miks ma ei saa selle palvele vastust? Tead, ta vastas. Ta ütles sellepärast, et sa ei usu, et ma olen hea. Kuidas ma ei usu? Me kõik ütleme halleluuja, eks ole, jumal on hea. Me kõik usume seda tegelikult. Aga tegelikult, kas sa oled kindel selles, et jumal on võimeline seda tegema sinu jaoks, seda tahab teha sinu jaoks seda just ja praegu. Seal on nüüd see koht, kus hakkavad tulema mõningad kahtlused. Kas äkki ma ikka võib-olla eile seal vaatasin pahasti kellegi peale, et ma pean enne tükk aega meelt parandama, enne kui ta mu palve vastab. Peadki meelt parandada, see on tore, kui sa meelt parandad, aga see usk, mida Jumal sinu sisse paneb, et tema on hea, tema tahab inimesed tuua meeleparanduse, tema tahab tervendada Eestimaa, tema tahab äratada inimesed üles surnus, ma mõtlen vaimulikust surmast eelkõige, ma ei mõtle, et me surnuja teenistust hakkame tegema, et selles mõttes, et tema tahab seda. Et meie palve peaks olema, et Jumal vabastaks meid nendest aganatest ja uskmatusest ja kahtlustest ja sellest, kui me oleme olnud võib-olla mingi teise oksa nii-öelda küljes, kus meil ei ole seda sidet, seda osadust Jumalaga ja me tegelikult järgime kellegi teise õpetust või kellegi teise nii-öelda ilmutusi või me oleme, ma ei tea, kas te saate õigesti aru, see on väga hea, kui me räägime oma ilmutustest. Aga sa saad järgida ainult Jeesust. Siin on see vahe, eks ole. Kõik meie ilmutused, kõik, mis me omavahel jagame, see on meil usu üles ehitamiseks, selleks, et meie kasvaksime. Me saaksime kinnitatud. Seda on vaja, et me kuuleme erinevaid inimesi, kes räägivad. See on väga oluline. Aga see ei tohi olla see, millele sa rajad oma usu. See ei tohi olla see, mida sa hakkad järgima või mille hoovuses sa sõidad. Et kui seda inimest enam ei ole või seda inimest ei räägi, siis usk vajub kokku. Ja tegelikult see ei kanna ka vilja. Vili on see, et tema kuningriik tuleks esile, et inimesed näeksid ja austaksid Jumalat. Nii nagu Mati Murumägi ütles, et kuu ja tähed ülistavad tegelikult teda. Terve loodu ülistab teda. Ma hakkasin laulma, mu koer hakkas ulguma selle peal. Tema hakkas ka kohe laulma sellega meiega koos, kui ta kuulis, et teised, ma saatsin pildi ka teile, kuidas ta oli käpad taeva püsti ja ülistas Jumalat, eks ole. Ta ulgus ka veel kõigele lõpuks, ei olnud ainult pilt, eks ole. Nii, aga selles mõttes, et kogu loodu tegelikult ülistab Jumalat.
et see Peetruse kirja koht ongi see, et kui me mõistame, kuidas ma ütlen, mul on selline tunne mõnikord, et me ei mõista tegelikult seda, mis meie sees on. Et me hakkame mõtlema, me hakkame kas või kuidas või mismoodi või, aga tema teadis kohe, sest tema oli olnud koos Jeesusega, tema oli täis püha vaimu. Ärge unustage, et püha vaimu väljavalamine 4 pühipäeval ei läinud sinna, kus võib-olla inimlikult oleks arvanud, kuskile sünagoogidesse või kuskile. Ta läks selle väriseva hirmunud kamba juurde, kes oli ülemises toas ja kardis juute. Ta läks ja täitis need oma püha vaimuga, ütles nüüd olge julged, olge täis püha vaimu, minge ja kuulutage. See tähendab seda, et see asi on nii lihtne tegelikult. Nemad teadsid täpselt, mis on see läkitus, mida Jumal on neile andnud ja mis neil tuleb teha. Kas meie teame seda? Teate, teiste vastu tuleb olla aus. Kõige tähtsam, et me iseenda vastu oleme ausad. Et me vaatame iseennast korra peeglisse, peegelpildina ja mõtleme, kas tegelikult oleme me söönud sisse aganat. Kas tegelikult on see nii, et sa tead täpselt, mis kuulub sinule Kristuses. Tema on tõeline viinapuu. Ärge unustage seda, aga tema on ka elav toora. Tema on see, kes tegelikult on Jumala sõna. Nii et me ei saa nagu ülistada Jumalat ja olla Jumalast, kui me tegelikult väldime tema sõna. Need 2 asja peavad olema alati koos. Ja siis, ma kohe lõpetan, siis tema sirutab oma käe välja ja kinnitab seda sõna, mida sa oled välja kuulutanud. Sellepärast, et tema ei ole kunagi öelnud piiblis, et tema kinnitab kellegi arvamust või tõlgendussõnast või oma volilist mingisugust kujutlust selle sõna kohta, mida me tegelikult hästi palju loeme, kuidas keegi arvab midagi. Tema oma püha vaimu läbi kinnitab ainult tema enda väelist sõna, mis tähendab seda, et me ei tohi kalduda vasakule ega paremale, me ei tohi midagi välja noppida, me peame võtma Jumala sõna täpselt sellisena, nagu see on, mitte midagi ära jättes või juurde pannes, me peame täpselt sellisena võtta. Ja kui sa võtad Jumala sõna, sa austad Jumala sõna ja sa kuulutad Jumala sõna, siis tema kinnitab oma püha vaimuga seda sõna, see ei saagi teistmoodi olla üldse. See ei saa teistmoodi olla, sellepärast, et see on tema sõna nüüd siis. See pole enam sinu sõna. Kui sa lähed oma arvamust kuulutama, siis ära üldse, see on suur ime, kui siis midagi juhtub. Sa kuulutad tema sõna. Nii et tema on viinapuu ja meie oleme oksad ja palume kõik praegu lihtsalt, et meie võiksime olla temasse juurdunud. Ja Jeesus saaks meie läbi teha täpselt seda, mida tema soovib teha. Et tema saaks meid kätte täielikult ja meie saaksime selle kätte, milleks tema meid kätte saanud. Issa, me täname sind selle eest, et sina oled viinapuu. Ja me ei taha olla mitte keegi selline oks, mis ära murtakse või ära kuivab ja mis vilja ei kanna. Sa oled öelnud, kes vilja ei kanna, see murtakse ära. Jumal, tee meid vilja kannvataks okseks, puhasta meid, issand. Puhasta meid, too meid tõelisele meeleparandusele. Too uuenda, issand, meie sees kindel vaim, nagu sa ütled oma lauludes, et me oleksime täis sinu püha vaimu. Me ei saa ärkamist ise esile tuua, Jumal. See on sinu töö. See on see, et sina tood selle esile ja meie oleme sinu tööriistada. Me täname, et sa oled siin ja praegu. Ja me lihtsalt palume praegu, et sina tooksid esile meie sees ühe tõsise igatsuse, olla sinule palju lähemal, et sinu ligiolu Jeesus oleks iga päevaga niivõrd tuntav, et tõesti, kui me hommikul üles ärkame, siis sina oled juba seal. Et me ei pea minema otsima sind kuskile kohtadesse, vaid sa oled juba meie magamistoas, kui me hommikul üles ärkame. Et me võime ülistada ja kiita sind hommikuvara, kui me üles tõuseme ja minna sellele päevale vastu koos sinuga. Et me ei pea selleks minema ei tea kuhu, et sind leida. Sellepärast, et sina oled meie sees oma püha vaimu kaudu ja sa oled tõotanud seda meile. Jumal, ava meie südame silmad, täida meid igatsusega, issand, et me oleksime rohkem janused, rohkem näljased, et me rohkem igatseksime sind ja me võiksime kõik olla kasutatud. Nii nagu sina oled välinud ja meie sisse oma kutse pannud, et me oleksime ka sõnakuulelikud. Mõni võib-olla tunneb siin oma kutset, aga ta kuidagi arvab, et kogu aeg on aega hästi palju. Et ei ole seda aega võib-olla nii palju. Palume praegu, et Jumal ärataks üles täielikult need inimesed ka, kes võib-olla juba ammu tajuvad, mis on see kutse, aga nad ei ole astunud selle sisse veel ise. Me täname issand sind selle eest. Ja me lihtsalt palume tõesti, et ärata issand. Ärata Eestimaa, ärata inimesed.
et paljud inimesed võiksid tulla sinu tundmisele ja mitte hukkuda, mitte ära põleda, issand. Tänu sulle, issand, sinu ligiolu eest. Palun ava meie südame silmad ja kõrvad, et me kuuleksime sind. Et meil oleks sinu tundmise vaima. Et me teaksime, kogeksime, tunnetaksime, issand, et sina oled meiega. Me teaksime, nii nagu Peetrus teadis täpselt, mida temal on anda inimestele. Ta ei mõelnud kaksipidi oma südames. Ta teadis, mida temal on anda selle inimesele, kes on ilma jalgadeta. Tänu sulle, issand, selle eest. Jeshua nimel, amen.